On aastate jooksul ikka korduvalt küsitud erinevates intervjuudes, et kas see ekstreemsport ei ole liiga ohtlik ega skatepargid ei avalda lastele negatiivset mõju. Ja minu vastus on alati olnud ühesugune. Üldjuhul need inimesed, kes tunnevad nende alade vastu huvi ja kes jäävadki nendesse püsima, nad on juba looduse poolt saanud kaasa tugevama tahte rohkem riskida, tegeleda erinevate väljakutsetega, nad on hüperaktiivsed. Ehk siis need on need noored, kes on terve elu roninud igale poole otsa alla kukkunud, proovinud igasuguste pehmete materjalide peal, kas saab saltot teha. Võib-olla siis nad on ka need, kes sõidavad ilma bussipiletita või varastavad kauplusest midagi. Mitte sellepärast, et neil ei oleks raha ja oleks vajadus selle järgi, vaid sellepärast, et neil on see sisemine tung riskida. Lihtsalt joosta või lihtsalt jõusaalis raskust tõsta, see ei aita. See ei ole see. Seda on nii raske seletada võib-olla nagu tüüpilisele inimesele, aga minu jaoks ongi huvitavad asjad, kus mul on võimalus haiget saada. See peab visuaalselt lahe välja nägema. Ja see on siis minu silmis see, miks need skatepargid on just positiivne koht, sest nad annavad nendele noortele võimaluse see nii-öelda negatiivne energia suunata millessegi positiivsesse. Ehk siis neil on võimalik leida oma kogukond, nad saavad harjutada ühes kindlas kohas, teha trenni, arendada oma kunstilisi oskuseid. Sellest siis omakorda võib välja kasvada näiteks profisportlase või suunamudija karjäär. Paljud lähevad foto- või videograafiasse. On võimalik olla näiteks see insener, kes siis neid uusi juppe mõtleb välja ja nii edasi. Ja täitsa enda näitena ma võin käsi südamel öelda, et mind ei oleks täna siin, kui ei oleks seda väikest ratast olnud, mis aitas mul oma lapsepõlve traumade ja depressiooni ja asjadega toime tulla. Ja mina olen täiesti full karsklane ka, et mul on see väljaelamise koht. Selleks on minu jaoks skatepark, rattapark, mis iganes on ju. Ehk siis ma tunnen, et need aitavad minusugustel inimestel olla paremad versioonid endast. Nad annavad selle põhjuse elada, pingutada, olla tervislik